Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees ja head kolleegid! Kujutage ette väikest last, kes ärkab öösel üles, nutab ja otsib oma lähedasi. Aga ema ei ole ja isa ei ole mitte kusagil. On hoopis suur ühiselamu. Võõrad inimesed ümberringi ja tunne, et oled kuskil, kuhu sa ise ei ole otsustanud ega tahtnud tulla. Ma hiljuti lugesin seda raportit When they come to take our children. Ja see kirjeldab Tiibeti internaatkoolide süsteemi ning selle mõju lastele. Need lood ei ole kellegi poliitilised hinnangud, vaid päris laste, perede ja õpetajate tunnistused päris elust. Need ei ole üksikud lood siin sees, vaid see on süsteem, nagu te juba varasemalt siin eelkõnelejate suust kuulsite. Ja viimaste aastate jooksul on suletud sadu kohalikke Tiibeti kogukonna koole. Nende asemele on loodud riiklikud internaatkoolid, kuhu lapsed suunatakse elama ja õppima sageli juba 4-aastaselt. See tähendab, et laps ei käi lihtsalt koolis, vaid elab ja kasvab riikliku kontrolli all, eemal oma perest ja kogukonnast. Ja nii kaobki tasapisi side sellega, kes ta tegelikult päriselt on. Lapsed tunnevad end üksikuna ja võõrandatuna. Mõned ei saa ega oska enam kodus suheldagi, sest nad ei räägi enam sama keelt. Raportid kirjeldavad, kuidas lapsed eemaldatakse oma loomulikust kultuurilisest keskkonnast. See omakorda tähendab, et emakeele roll väheneb ning religioossed ja kultuurilised praktikad on piiratud või hoopistükkis keelatud. Kui laps kaotab igapäevase kontakti oma pere, keele ja kultuuriga, siis on see identiteedi ümberkujundamine. Aga probleem ei piirdu ainult sellega, sest raportid ja tunnistused räägivad ka väärkohtlemistest ning hooletustest. Kirjeldatakse füüsilist karistamist ja hirmu. See on süsteemne probleem, mis puudutab väga paljusid lapsi. Vanematel ei ole võimalik sekkuda, sest lapsed on kaugel ja süsteem ei võimalda neil oma laste eest seista, sest vastasel juhul ootaks neid omakorda vastav karistus. Head kolleegid, õnneks meil tänases Eestis selliseid muresid ei ole. Aga ka meie ajaloos on olnud hetki, kus rahvuslik identiteet ei olnud iseenesest mõistetav. Ma näiteks mäletan oma vanaema jutustusi sellest, kuidas Eesti lippu ei tohtinud omada, rääkimata loomulikult selle vabalt lehvitamisest, ja kui ma väike olin, siis ta näitas seda lippu, mida siis pööningul hoiti peidus. Kus oma keelt ja kultuuri tuli hoida vaikselt koduseinte vahel meil siin Eestis kunagi. Meie inimesed teavad ja mäletavad seda, mida tähendab, kui haridussüsteem püüab kujundada uut identiteeti. Ja just seetõttu me mõistamegi, kui ohtlik, vastik ja väär on see poliitika, mis eemaldab lapsed oma kultuurilisest keskkonnast. Nii et see ei ole ainult Tiibeti küsimus, vaid see on küsimus laste õigustest. Igal lapsel peab olema õigus kasvada oma pere keskel. Igal lapsel peab olema õigus oma emakeelele, kultuurile ja usule. Need on väärtused, millele toetub ka Eesti riik, ja just seetõttu on meie kohustus sellest täna siin rääkida. Aitäh!